1921. aastal asutatakse Tallinna jalgpalliklubi, mis kirjapildi TJK järgi saab suulises kõnes suupärase kuju TIK. Tegemist on jalgpallurite ammuse unistusega, et neil oleks klubi, mis tegeleb ainult jalgpalliga. 2 Eesti suuremat spordiseltsi, Kalev ja võimlemisselts Sport, viljelevad paljusid spordialasid ning jalgpalluritele ei meeldi, et peamiselt nende teenitud tulud jagab klubi ümber kõigi spordialade vahel. TIK-ist kujuneb ühtaegu eesrindlik, edev ja skandaalne klubi. Mõni kuu pärast klubi asutamist külastab Tallinna Rootsi koondis, mis lisaks maavõistlusele Eestiga madistab palliväljal ka TIK-i ning spordiga. Selle külaskäigu kasutavad enesereklaamiks ära TIK-i toetavad ärimehed, kes võtavad Rootsi koondise sadamas vastu orkestriga. Mänguväljale ja tagasi sõidutatakse rootslased, kes elavad 5 erinevas hotellis autodes. Pärast mängu TIK-i vastu korraldab klubi esimees Oskar Raudsepp ligi 100 000 marka maksva banketi, mille tõttu hilineb Rootsi spordilehe Idrottsbladeti kommentaar õige mitu päeva. Banketil jagavad rootslased mitu aumedalit meie meestele ning 1 Rootsi ja 1 Eesti ärimees annetab TIK-ile kumbki 10 000 marka. Laia joonega TIK-i esimehele Oskar Raudseppale heidab kinda võimlemisselts spordi esimees Bernhard Kiisel, kes Harjumaa meistrivõistluste avamängu eel pakub kihlvedu. Kaotaja maksab Eesti Spordiliidule 100 000 marka. Olgu tähendatud, et Eesti Jalgpalliliit oli selleks ajaks veel asutamata. TIK võidab 1-0 ning Johannes Ellipi poolt skooritud mängu ainsat väravat hakatakse nimetama Eesti jalgpalli ajaloo kalleimaks kolliks. Hiljem seletab Jõhvi õllevabriku Tallinna esindajana tegutsev Kiisel, et majanduskriisis ei saada 100 000 marka sularahas kohe välja käia ja annab selle summa peale üle vekslid.